Jah, no siin on muidugi selline ilus propagandistlik jutt lihtsalt. Need lennukid, mis meil siin on loomulikult teretulnud. Seda ei saa eitada. Igati teretulnud ja on reageerinud ja adekvaatselt reageerinud piiririkkumiste ja muude intsidentide puhul, aga need ei taga meile tegelikult mingit julgeolekut. Nende paari lennukiga ei ole võimalik tagada Eesti õhuruumi kaitstus sadade droonide ja võib-olla ka 10 rakettide vastu. Seda saab teha ainult kogu riigi territooriumi ja õhuruumi kattev õhutõrje. Ja seda õhutõrjet meil ei ole, ehkki nagu ma ütlesin, aastal 2020 EKRE valitsuses olles selle plaaniga välja tuli. Ja seda ei ole ka viimase 5 aasta jooksul Reformierakond suutnud tekitada siia meile, ehkki jutte ju igasuguseid on olnud ja 4 aastat ja peale käib juba sõda ka Ukrainas, kus väga selgelt on näha, et droonid on just need, mida kasutatakse. No need lennukid ei hoidnud ära Auvere Korstna pihta lennanud drooni. Lihtsalt ei hoidnud ära. Nüüd, mis puudutab NATO töötamisse, siis selle suhtes on mul tõsiseid küsitavusi. NATOs on üks riik, kes tegelikult suudab tagada oma liitlaste julgeoleku ja see on Ameerika Ühendriigid. Prantsusmaa ja Suurbritannia tuumavõimekus on ausalt öeldes, pehmelt öeldes puudulik. Seda teavad kõik. See ei ole mingi raketiteadus, seda teavad kõik, et see on puudulik. Seda ei ole võimalik võrrelda tõeliste tuumariikide tuumavõimekusega, raketivõimekuse ja muu seesugusega. Nii et see jutt, et nad tagavad meie julgeolekut, jah, Ameerika Ühendriigid tagavad, aga tagavad loomulikult ka üle meie peade Venemaaga vastavaid kokkuleppeid sõlmides. Mis puutub Eesti kaitsevõimesse, siis Eesti kaitsevõime ei ole arenenud viimase 5 aasta jooksul selle tempoga, millega ta peaks ja ei ole absoluutselt korrelatsioonis selle rahaga, mis on kulutatud Eesti kaitsevõimele. Ja kui räägime plaan B-st veel, siis see, mida te nimetate siin Põhja ja Balti koostööks, see ongi üks osa sellest plaan B-st, millega oleks pidanud alustama juba ammu tagasi. Ja minu küsimus on, missugune on siis ikkagi tegelik plaan Eesti julgeoleku tagamiseks, kui me näeme, et meil puudub igasugune reaalne võimekus tagada meie õhuturvet? Ma ei tea, miks sa lahtisest uksest sisse murrad. Keegi ei vaidlusta seda, et Putin on probleem, julgeolekuprobleem. Me just täna öösel nägime seda. Aga meie küsimus on see, et Eesti valitsus ei ole sellele probleemile adekvaatselt reageerinud. Sa ütled, et kõik võtab aega. No Koruste juhtum oli septembris. Siis me küsisime, kus on droonimüür. No võtab aega. No palju siis aega on läinud mööda? Üle poole aasta on mööda läinud. Midagi paremaks ei ole läinud. Meil on idapiir, Auvere, eks ole, põhimõtteliselt Narva jõe taga, kus me ei suuda tuvastada, kus me ei suuda alla lasta droone. Et palju siis aega läheb vaja? Meil on 5,4% riigikaitsekulu, 2,6 miljardit. Mis me saanud selle eest oleme? Juba mitmendat aastat. Midagi ei ole saanud. Me oleme saanud selle, et meie õhuruumis liiguvad võõrad droonid. Nüüd loomulikult esimesed uudised olid, et see oli Venemaalt tulnud droon, aga me ei tea, see võib olla sama lugu nagu oli Korustega, kus see oli tegelikult Ukraina droon, mis meie õhuruumi kaudu liikus Venemaa suunas, et seal sõjategevust aretada. Sa oled korduvalt öelnud siin parlamendi ees, et meie ei ole ukrainlastele luba andnud oma õhuruumi kasutada Venemaa ründamiseks. No ometi nad teevad seda. Et ometi me ei ole võimelised ka seda takistama. See on probleem. See on probleemi iva. Nüüd NATO-st rääkides mul väga palju aega ei ole, aga Inglismaal, Prantsusmaal ja Saksamaal, 3 kõige suuremat NATO riiki, sinna juurde võib ka Itaalia panna, on vähem sõjalennukeid kui Iisraelil, mis on neist kordades väiksem, eks ole. Kamba peale kokku umbes sama palju. Et selline see pilt on siin. Et minul on ikkagi küsimus, et millal ükskord Reformierakond tunnistab, et nii nagu loosung lugege mu huultelt maksud ei tõuse, samamoodi oli loosung kindlates kätes Eestis lihtsalt valijatele nahaalselt näkku valetamine. Mingit kindlalt kaitstud Eestit ei ole. Seda me nägime täna öösel jälle. Te ei saa hakkama Eesti kaitsmisega. Te võite NATO lennukeid ju appi kutsuda, aga meie oma töö on tegemata ju.